Miks nii vaikne? Vaikne, jah. Mis sa tahaksid siis, möllu või? Ei, mitte möllu, aga mõnikord võiks ju pidu ka olla. Aga parematel ongi pidu. Kellel? No, parematel. Kes aga said, need välja läksid, kurat. Monsenjöör läks kurat oma nunnaga, tead. Nii arvunud, tead, et vastik vaadata, kurat. Kuule. Ja... Saad sa siin seda olemist natukene intiimsemaks teha, Intiimsemaks? Noh, saad aru. Maestet ütleks, et nagu hubasemaks. Hubasemaks, kurat. Tahad teha siis? Ma tahaks siia korraks läbi astuda siit ühe daamiga. Õde Gertrudiga või õekesega tuled, jah? Kas tead, ära ütle õde. Kas tead, kui raske on, kui sa kogu aeg pead mõtlema, et õde ja õde ja õde ja... Ma saan aru. Ma ju ise ka vahepeal vaatasin seda Monsenjööri õde. Seda enam, et ta ei ole su päris õde. Ja. Vaatasin seda Monsenjööri õde ja tead, et kas tekib tunne. Tekkis või? Ma mõtlen, et tead see, et ta ikka õde on, see ikka nii kurat häirib, tead, ma ei saa. Ma ei sihukest asja tead. No ma räägin sulle, see häirib isegi mind. Ja. Just. Aga minul on ju see eelis, et ma võin ju asju mõistusega võtta. Aha. Aga ikkagi... Kui sa nii tark oled, mis sa siia tõid siis? Miks sa siis kuskil pimedas numbritoas oma asja ja? Ma ei saa. Miks sa asja ei saa? Majestet sai, nägid, nihverdas. Nüüd on kurat suur armastus käes. Aga mul seal numbritoas ma proovisin küll, aga mul jookseb see mõte nagu kohe umbe. Mul see kõike haaravus kaob kohe ära. Nii et... Aga siin on hea, siin on palju rahvast. Tip-top. Mis ma siis teen siin? Pimendaks kõik siis äkki? Et pane midagi siin küünalt või midagi sükest. Kuule, ma panen sul lõhnaküünla ka. Väga hea. Jaa, mul on siin kõik olemas. See, et vaata siin midagi, et õde Gertrud saaks aru, et ikkagi, et nagu sündmuseks. Ja. Kuule, kas ma pean ära minema või? Ei, sa võid siin olla, aga tead, ära sinna päris lähedale tule, eks ju. Sinna, jah. Nii et püsi siin. Niimoodi, väga hea. Üksi müttad? Üksi müttan, jah. Kes siin ikka veel vist on? Ei olegi, ma käisin ringi, hotell on täiesti tühi. Jaa. Matsal ja Milord on tagasi? Jaa, eks nad ikka on, jah. Oled sa kindel? Ma nagu nägin. Mina küll ei näinud. No eks nad töötavad kuskil. Või ei tööta, noh. Et ei oleks niiviisi. Et kui välja läheb, siis sinna välja jääbki. Keegi hotellitööd ei tee. Seda ma vihkan. Räägi, kas sa ise saad välja ikka või? Küll ma varsti saan. Jah. Kuidas sul ema Martaga läheb, räägi? On tundepoega, on juba? Töötan tunde kallal. Pidevalt muide. Mis sa arvad, et ma sinuga niisama lobisen siin või? Mul on ema Marta pidevalt silme ees. Ma pean ütlema, et ta on mulle juba üsna südamelähedane. Resultaati on või? Resultaati ei ole sul ju? Või on, kuule, armastad juba või? Räägi. Tead, see on rohkem majesteedi stiil. Krips ja kraps. Kohe ruttu ära. Minule selline asi ei istu. Mina tahan rohkem süvenemist. Aga üldiselt ma pean ütlema, et ma olen graafikus. Nii täna homme peaks tulema. Kuidas sul endal? Oled leidnud kedagi? Kuule, ma ei ole õiget leidnud, tead. No, ja. Siin enam aega ei ole. Ei, mul siin üks kerkis silmapiirile ka juba. Sa vaata ette, et me kõik koos, nagu üks mees. Selge? Jah, siin on alati vähe rahvast ja sellepärast mulle siin meeldibki. No nii. Ainult siin, vabandus, siin haiseb midagi. Mina ei tunne küll midagi. Võib-olla siin põleb midagi. No näed,
Nagu hülgerasvast ja kondijahust teeksid küünlaid. Mis sa siis tossutad? Mina tossutan, isi tahtsid panen, kurat. Jaa. Palun too meile 2 teed ja mida me joome? Viskit, oi ei. õlut, veidi viina. ei. Noh, midagi peab võtma. Tooge mulle palun klaas vett. Olge nii kena. Et, Ja paluks. muud ei tahagi või? Ei, tänan. Ja mulle ka. Sulle ka vett? Jah. Kuradi. Noh, aga muidu pole ju kohal väga viga. Jah, normaalne. Miks te vaatate niimoodi? Ma olen teilt ammu tahtnud midagi küsida. Ja, küsige. Ma ei tea, võib-olla see küsimus tundub teile imelik, aga ma küsin ikkagi. Ma ei tea, oskate te öelda ise, millest see tuleb, et mehed teisse nii kergelt armuvad? Oot, kuidas palun? Ma olen märganud, Mida te olete märganud? et teil on eriline mõju meeste peale. Ärge palun rääkige rumalusi. Kas te ise pole märganud? Mina? No ma räägin täiesti tõsiselt. Ma olen ju vaadanud, mis toimub meie ümber ja ma olen jälginud ka teid. Nagu monsenjöör? No, monsenjöör jälgib inimesi, ütleme, kohusetundest, aga mina tõelisest tundest. Ma armastan inimesi. Olge palun aus. Te armastate ainult iseennast. Ka ennast, sest see, kes armastab ennast, suudab armastada ka teisi. Te olete Frommi lugenud. Jaa, eks tarku mehi on olnud nii enne kui pärast Frommi. Aitäh. Muide, mida te arvate sellest Frommi väitest, et Jumala armastus ja armastus oma vanemate vastu on tegelikult lahutamatud? No ma arvan, et kuna Fromm kirjutas selle lähtuvalt Freudi kriitikast, siis ma arvan, et ta pidigi niimoodi mõtlema. Muide, kui te Meister Eckartit olete lugenud, kas te panite tähele, et tema ütleb, mina ja Jumal, meie oleme üks. Kui ma tunnetan Jumalat, ma liitun temaga. Kui ma armastan Jumalat, ma sulan temasse. Mäletate? Ja ma hoiatan teid, Meister Eckhart oli ketser. Ma tänan. No nii. Öelge mulle palun, miks see maahärra meid kogu aeg niimoodi vaatab? Ta ei vaata meid, ta vaatab teid. Mind? Miks? Mis minus vaadata on? Ma ei tea, aga midagi teis on. Mis te ise arvate? Ma arvan, need on minu riided. Selles ruumis nad tõesti mõjuvad kuidagi eksootilisena, eks. Kindlasti. Mis siis? Võtke need riided ära. Kuidas? Ja pange midagi muud selga ja te näete, ta vaatab teid ikka samamoodi. Teis on see põhjus iseendas sees. No ja küll siis olla. Las vaatab. Aga minu pärast te võiksite seda teha. Palun. Mida? Et teile meeldida? Jah. Et ühele mehele meeldida? Jah. Te ju teate, mina seda ei tee. Tean, aga ma loodan ikka. Palun teid, ärge nähke vaeva. Oodake, ärge minge ära. Väga hilja on juba. Aitäh, hea töö. Noh, Mis noh? kuidas on tunne või? Tuleb. Aga alguses peab tohutult palju plära ajama ja teda veenma selles, et ta meestele meeldib ja siis kõige tagatipuks seda ise veel uskuma hakkama. Sellepärast solvuski ja läks minema või? Ma saatsin ta riideid vahetama. See on ikka, tead, kui sa näed kogu aeg nunna enda ees, see on ikka tohutult raske. Ja. Kuule, ma vaatasin ise ka. Kuule, sa ütle mulle kurat ausalt, tead. Kas ta on mingi kurat kaalujälgija või? Miks? Ta on ikka kurat nii sale, tead.
ta ei ole mitte sale olnud. Kuule, arvad, et ta tuleb sul tagasi siia või? Raudselt. Kes on? Mina. Kes? Mina. Ma ei taha öelda. Tehke lahti. Ema Marta, Mis on? ma nii kartsin. Mida te kartsite? Ma arvasin, et on juba hilja, et te juba magate. Kui te lubate seda sõna kasutada. Ei, ma hakkasin siin vaatama. Natukene ilu teile, kui te lubate. Ma hakkasin siin vaatama teie raamatupidamist ja ausalt öelda ma ei oleks nii muretu. Ma olengi natukene mures, kui te lubate. Ma vaatasin siin neid numbreid. No te võite muidugi öelda, et see pole üldse sekretäri asi. Ei, vaadake. Jah, viimasel ajal te ise ju sellega üldse ei tegele. Haruldaselt vähe aega on praegu. Kuhu see teie aeg siis kaob? Mul on iseendaga probleeme. Jah, meil kõigil on iseendaga probleeme. Aga kui on probleemega me ühise ettevõttega, siis ma arvan see ikka kõigepealt. Ema Marta, ärge olge palun nii tõsine. Kuidas tõsine? Kui te olete tõsine, te ei hakka mulle kunagi meeldima. Meeldima? Kuulge, minu kohus ei olegi teile meeldida, kui lubate. Kusjuures meeldimine ei ole meie vahekorra või ütleme meie suhte viimane staadium. Õieti see on meie suhte või ütleme pealegi vahekorra algus. Vandage, ma ei saa aru, mida niisugune jutt üldse tähendab. Kui ma seda isegi teaksin. Kas te olete purjus või? Ei ole. Aga kui ma teid vaatan, siis mul tekib tunne, et ma hakkan jääma. Teate mis? Siis nii kaua, kui olete veel kaine, vaadake siia. Siin on arved, tasumata arved. Elekter, algusest peale. Küte, algusest peale. Kanalisatsioon, no õnneks pisut vähem, nii. Siis tuleb laenuprotsent. 2 kuud on möödas, aga viivis võtab juba praegu kõri kinni. Edasi, turvasüsteem võetud liisinguga, maksma pole hakatudki. Köögi sisse seade täpselt sama lugu. Ja nüüd järgnevad juba kompensatsiooninõuded nendelt, kes uksest välja ei saanud. Neid tuleb üha juurde ja kui me ei maksa, siis tulevad kohtukulud. Mõned muidugi lahkusid. Kompensatsiooni nõudmata ja maksmata. Nendele me ei saa mitte midagi teha. Ja nüüd ma küsin, kus on meie tulud? Tulusid ma siin ei näe. Tulud kaovad selle kõige alla lihtsalt ära. Mis te nüüd ütlete? Te muutute mulle järjest sümpaatsemaks. Inimene ilma armastuseta ei ole üldse inimene. Roland muide. Ainult armunul on õigus kanda inimese nime. Blokk muide. Suguline armastus on oma olemuselt eriline. Engels muide. Armastus on 1000-aastane mõistatus. Goethe muide. Armastus on magusaim saladus. Tibullus muide. No nii. Lähed naise juurde, ära unusta piitsa. Nii kõneles Zaratustra. Tee tööd, siis tuleb. Nii kõneles Tammsaare. Miks te mind kogu aeg niimoodi vaatate? Epoptiline armastus, vaatlev armastus, see on platoonilise armastuse tipp. Armastades me naudime ainult iseenda loodud illusioonist. Enda almude.
olukord on nüüd niisugune, et... Ja ma näen, missugune on olukord. Nii, et tuleme nüüd pidust ja meie sekretärid on meile kaasas. Nii? Aga meie sekretärid on nii uhked, et nemad ei taha. Mida nemad ei taha? Ei taha, et meie neile ukse lahti teeksime. Meie kui mehed ja sellepärast meie palume, et neile avaks. Vabandust. Kohe see on nii, nagu te räägite. Kui meie olukord on tõesti nii hull, mida me peame siis tegema? Ma ei oska öelda, mida meie peame tegema. Aga teile ma soovitan, müüge maha. Teil? Jah. Ei. Mina ainult soovitan. Teie tehke nagu tahate. Tegelikult ma ei tulnud ju siia sellepärast. Ainult, et minu soovitusi tasub tõsiselt võtta. Ma võtangi teid. Tõsiselt. Te ainult räägite. Ma peaaegu isegi... Ma ei tea, kas ma ütlen. No, ma ütlen. Ma peaaegu isegi armastan teid juba, kui te soovite. Ma üldse armastan ilusaid naisi. Teie armastate ainult ilusaid sõnu. Te ei usu mind. Ma võin teile tõestada. Mul pidi olema siin teie pilt. Nüüd tullakse. Ärge minge. Ütleme juba, Marta, kas sa hakkad ükskord Margiida armastama? Ma olen märss. Hulge tasa, ärge karjuge. Lähme parem vaatame, mis õde Gertrud teeb. Mis õde Gertrud ja magister teevad. Lähme vaatame, kui sügav magistri tunne on. Lähme magama, homme on tööpäev. Ja ootame meie teemal. Küll ma hommikul räägin nendega. Näe. Võta joo, see ära hakkab parem sul kohe, noh. Ma ei taha mitte midagi. Aga miks sa jõid siis, kurat? Armastusest. Noh, nüüd oledki armunud, kuule, räägi. Joo. Sellesse peatas selle. Joo. Mis te ütlesid ka talle või? Joo. Aga mis poisi siis? Mis sa oled ka armunud või? Yes. Kurat, kui see armastus ka nii jube tunne on, siis mul pole seda kurat vaja. Näe, pane mulle veel. Kuule, äkki tahad süüa? Oi. Loll. Vaata, tee niimoodi peaga, siis hakkab parem. Mis sa määrad seal, oleks sa ise seal olnud? Rääkige siis, mis te head tegite ka? See armastus on ikka jube tunne. Kuule, kui see nüüd üle ei lähegi, kui see jääbki peale, siis mina ei tea. Sul on alles või? Tunne alles on tunne. Mul on ka alles. Midagi on kadunud, lips on kadunud, pintšak on kadunud, aga tunne on alles. Kaome ära ise parem, muidu Marti näeb, Kuulge, missugused... minge ära ennem, kui kurat Marti tuleb, teeb teile koosoleku. No koo nüüd. Ma mõtlesin, et teen tööd natukene. Ma mõtlesin, tead, tantsiks või. Pärast tantsi, praegu on veel tähtsamatki teha. Jah. Koosolek, jah? Olukord on muutunud, peame nõu. Olukord on ikka kohe väga muutunud, tead. Sa ei tea, millest ma räägin? Ei tea. 15 minuti pärast minu juures. Oi. No, näed, kuidas tervis on? Tänan küsimast. Tervis on lubatu piirides. Harva olen kohanud päikesetõusu, harva päikesetõus mind tervisest pakatavamana kui täna. Pead ei valuta, kurk ei kuiva. Absoluutselt.
10 minuti pärast minu juures. Kuule, kas see sinu Pianita tuli koos meiega ära? Ta laulis Lilli Marlene. Küll nad ikka, eks ole, tantsisid hästi, eks ole, seal laua peal. Nad laulid siin ka ju pärast. Seda ma mäletan. Kuule, sa ei näinud, kuidas nad tantsisid Benita ja Beata tõelised akrobaatid. Aga siis tuli õde Laura, lõhkus nõud ära. Ja Monsenjöör aasta ju laua peale tantsima. Monsenjöör läks ju ise Benita ja Beataga tantsima. See ei meeldinud õde Laurale, siis ta läks ise laua peale ja siis nad lõhkusidki kõik. Seda ma ei mäleta. Kas keegi kinni ka maksis? Ei maksnud. Märsser ütles 100 arve raisk. Ei mäleta. See ütles 100 arve, et markii maksab raisk. Raisk. Need olid su viimased sõnad. Kuulge, aga nemad? Kes nemad? No tüdrukud, mis tunne neil oli, kurat? Kuule, kuidas Merile vabadus maitses, räägi? Hästi. Talle tööd ei pakutud või? Ei, ma ei mäleta. Pakuti küll, aga ta ei võtnud vastu. Ta ütles isegi mulle ära. Jätke järele, mehed. Meri on tore tüdruk. Koosolekule! Täna öösel, kui nii mõnigi teist tegeles oma tunde kasvatamisega, minul mõte liikus. Nüüd hakkas huvitama meie tegevuse majanduslik külg. Ja ma pean ütlema, mehed, faktid ei räägi meile sugugi head. Just praegu. Sest oli hetk, ja ma arvan, see oli meie tegevuse alguses, kus M-hotell oli üks kõige kiiremini arenev piirkond Euroopas, aga kahjuks me munesime selle hetke maha. Kahjuks me ei kasutanud oma võimalusi just kõige paremini. Räägi kiiremini. Põhjusi on mitu. Põhjusi on mitmesuguseid. Mitmesuguseid põhjusi on. Aga põhjus on juhtimine. Ja me jätame emotsioonid kõrvale. Ma analüüsisin meie olukorda. Ma ei hakka detailidega koormama. Aga kui ma peaksin ütlema midagi ühe sõnaga, siis ma ütleksin, mehed, pankrot. No. Oot. Jutt see on. Kuidas nii järsku? Järsku või mitte järsku, eks ole. Aga me peame nüüd arutama, kuidas seda olukorda päästa. Mõtleme kainelt, kui on pankrot, no mis on? Kas on siis või? No kui sulle pealik ütleb, et on, siis on. Seda asja peame me nüüd küll kontrollima. No kui on pankrot, kui on pankrot, mis siis häda on? Minu arust ka, eks seda leiba ole nüüd söödud ka. Jah, seda hotellileiba. Kas on niisugune variant olemas, et paneme müüki? On küll niisugune variant. Müüme ära. Jah. Müüme ära! Minu arust ka. Ei no kuulge. Minu täitsa õige. Jätke, mis te töötame, rabame siin kurat lolliks ennast. Ei no kuulge, nii ei saa ju. No miks ei saa, saab küll. Me peame tegema nii, kuidas on majanduslikult kõige otstarbekam. Niimoodi on kõige parem. Just. Me müüme maja maha ja siis kurat teatame kogu maailma, nii on kõige parem. Just. Saa mõelda ka niisugust asja. Vaat mõelda peab saama igasugust asja. Kurat, kas teist see maja mingit tundeid ei tekita? No vaat! Tead see omaniku tunne. Vaat see ongi, mis sind segab. Ja see tunne on sul püsiv ja kõike haarav. Ma olen kogu aeg öelnud, et omanik on vilets peremees. No aga kas te seda maja siis sugugi ei armasta, kurat? Sina rahune mees maha ükskord. Seda me siin arutamegi. Selleks ongi koosolekud. Et me vaatame, keda me siin armastame ja mida me siin armastame. Kus sul need numbrid on? Anna, ma vaatan üle. Siin on kokkuvõttega. Selge. Oi. No vaat nüüd oi. Tulge.
tulete, teete mulle ukse lahti. Tulge. Kas teie siis ikka ise ei saa ust lahti või? Mina ei saa jah ise ust lahti. Teie armastate kõiki. Teie saate ukse lahti. Mina ei armasta mitte kedagi ja mina ei saa. Palun. Te ei tule? Kuhu? Ära siit majast. Ega teie siis ometi ära ei lähe? Andke mulle andeks. Mina kutsusin teid siia majja ja andke mulle andeks. Andke, sorry.